Jah, tere. Minul on see tagapõhi ka siis, nagu siin Andres rääkis, et suur huvi on teada, kuidas asjad töötavad ja siis järgmine samm on ka küsimus, et kuidas neid rakendada võiks. Ja mina siis oma teadlaskarjääri alguses tegelesin molekulaarse mikrobioloogiaga ja sellega, kuidas bakterirakkus valke sünteesitakse ja mingisugusel hetkel siis läksin rohkem ja rohkem antibiootikumide poole, kuna bakteri ribosoom on heaks märklauaks väga paljudele antibiootikumidele ja tekkis küsimus siis, kuidas siis antibiootikumid töötavad, kuidas tekib resistentsus antibiootikumidele. Ja see temaatika on meie uurimistöös üha laienenud, nii et nüüd me ei uuri ainult neid antibiootikume, mis bakteri ribosoomi pidurdavad, vaid päris laia rühma ja küsime ka erinevaid küsimusi selle antibiootikumi resistentsuse osas. Ja milles meil tegelikult see suur probleem on antibiootikumide puhul, siin me üleval näeme, millal antibiootikumid siis kasutusele võeti ja tegelikult siis antibiootikumi rühmad põhiliselt siis 60. aastate lõpuks, need, mida me siiamaani kasutasime, olid kõik välja töötatud ja tegelikult antibiootikumide väljatöötamine pidurdus siis täielikult, kuna leiti, et rohkem uusi antibiootikume ei ole vaja ja siis alles hiljem, kui tõesti tekkisid suured resistentsuse probleemid, siis on see uute antibiootikumide väljatöötamine hoogu juurde saanud, aga siiski kulgeb väga aeglaselt. Ja tegelikult resistentsuse teket täheldati juba alguses kuskil esimesi kliinilisi isolaate, mis olid resistentsed siis uuele antibiootikumile, nähti 5–10 aastat peale antibiootikumi kasutusele võttu. Ja tegelikult siis esialgu ei olnud see suureks probleemiks, alati oli võimalik võtta mingisugune alternatiivne antibiootikum ja resistentsuse tasemed olid madalad. Nüüd võib-olla siin järgmisel slaidil on siis esimene tõesti suurem probleem, see on siis metitsiliini resistentne Staphylococcus aureus. See on selline nakkus, mida haiglas väga tihti võib saada, mõnedes riikides siis Staphylococcus aureus pärast suuremat operatsiooni, mõnedes haiglates siis oli praktiliselt pooltel patsientidel ja see metitsiliini resistentse Staphylococcus aureuse tase, mis siin on näidatud sinisega, see 80. aastate lõpus kasvas kõigis riikides ja praktiliselt siis pooled nendest isolaatidest olid resistentsed antibiootikumile metitsiliinile. Ja jäi järele veel ainult üks antibiootikum, mis oli siiani kõrvale heidetud kui siis liiga toksiline, see oli vancomycin ja seda sai siis selle Staphylococcus aureuse vastu veel kasutada. Ja kuna resistentsused bakterite vahel liiguvad ühelt bakterist teisele tihtipeale, siis oli suur kartus, et vancomycini resistentsus ja metitsiliini resistentsus kombineeruvad ja siis on meil nakkus, mida siis üldse ravida ei saa ja see oleks tähendanud, et sellise suurema operatsiooni suremus oleks olnud päris suur. Õnneks seda tol hetkel ei juhtunud, me isegi ei tea, mis pärast need ei kombineerunud. Tänapäeval meil Staphylococcus aureust on hügieenimeetmete tõttu haiglates vähem ja samamoodi on meil mõned uued antibiootikumid, mis seda nakkust alla suruvad. Aga kindlasti on meil uued nakkused, mis tulevad ja kus me näeme resistentsuse tugevat tõusu. Nii et me ei tea nüüd, millal midagi
tõsiselt halba võiks juhtuda, aga kindlasti on potentsiaal, et mingisugused halvasti ravitavad nakkused levivad. Ja mida me siis võib-olla, kui me räägime sellisest resistentsusest, siis kuidas see resistentsus tekib? Antibiootikumil on bakterirakkus mingi märklaud, kuhu ta seonduma peab, ja kui see märklaud siis ära muutub, ta sinna seonduda ei saa, see on esimene resistentsuse mehhanism, võib tekkida selline mutatsioon. Teine võimalus on seda antibiootikumi siis bakterirakust välja pumbata, ja kolmas võimalus on siis see antibiootikum ära inaktiveerida. Nende mehhanismidega me oleme ka aktiivselt tegelenud, aga praegu ma läheksin edasi võib-olla mingisuguse teise mehhanismiga, mis ei ole otseselt resistentsus, aga mõjutab seda, kuidas siis bakterirakud antibiootikumi ravi veel võivad üle elada. Ja tegelikult, kui ma professoriks sain, see oli aastal 2007, siis tuli mul lugeda Veenia legendi loeng ja sellel teemal ma selle siis ka tegin. Et mis on see siis mitteresistentsus, mis veel siis bakterid iseloomustab. Ja siis tegelikult seda nähtust täheldati juba kohe, kui penitsiliin välja töötati. Iiri mikrobioloog Joseph Piger vaatas, et kui ta võtab bakterikultuuri, paneb sinna penitsiliini peale, bakterid, mis teevad, surevad ära. Aga probleem on see, et mitte kõik bakterid ei sure ära. Mingisugune väike protsent nendest bakteritest jääb ellu. Ja tegelikult, kui me nüüd ütleme, et meil on 1% selliseid ellujääjaid seal bakterikultuuris, kui me selle nüüd need rakud üles kasvatame, saame uue bakterikultuuri, kasutame jälle penitsiliini ja me näeme, et selles kultuuris on jälle mingisugune protsendikene neid ellujääjaid. Et kes need bakterid on ja see, et seal ei ole nagu kultuur ei muutu täielikult resistentseks, see näitab, et tegemist on sellise mitte geneetilise, vaid epigeneetilise nähtusega, mis siis kuskil on bakteris mingi lüliti. Ja tõesti, et geneetiliselt homogeenne bakterite kultuur siis võib sisaldada erinevate omadustega rakke. Ja üks bakterirakkude põhiline omadus on kasvada ja jaguneda. Ja meie esimene siis samm oligi, et kuidas me seda bakteri jagunemist siis mõõdame. Siin ma näitan veel ühte siis slaidi sellest, kuidas siis, mis on resistentsus, siin on nüüd elus bakterite arv, resistentsed bakterid kasvavad, rohelisega on näidatud siis selline kiire tapmine, ja siis võib olla bakterikultuur tolerantne, mis on sinisega, see tähendab seda, et tapmine on lihtsalt aeglane. Ja punasega on näidatud need persisterid, need ellujäävad rakud, need on need, keda me siis uurime. Ja kuidas neid siis uurida, meie esimene samm oli see, et me siis täitsime bakterid siis sellise rohelise fluoresseeruva valguga, ja kui need bakterid jagunevad, nagu siin A-paneelil on näha, siis see valk lahjeneb jagunemise käigus välja. Ja kui bakter, nagu siin B-paneelil on, kui bakter ei jagune, siis jääb ta eredalt värvituks. Ja seda süsteemi me nägime ka reaalses bakterikultuuris, siis siin me näeme, et need jagunevate bakterite hulk siis nihkub vasakule, bakterid jagunevad ühtlaselt. Aga kui me võtame sellise vana bakterikultuuri, kus bakterid on juba oma jagunemise seisma jätnud ja paneme selle värskesse söötmesse, siis huvitaval kombel me nägime, et mingisugune hulk bakterid hakkab kohe kiiresti kasvama, aga mingisugune hulk baktereid jääb uinunud olekusse. Siin kõige alumisel paneelil me näeme siis sellist 2 bakterite hulka. Ja nüüd me küsisime järgmise küsimusena, et aga kui me nüüd paneme siia antibiootikumi, sisuliselt penitsiliini peale, et kuidas siis selle tundlikkusega on.
Ja siin nüüd roheliste täppidega sellel graafikul on näidatud need jagunevad bakterid ja siis sinisega uinunud bakterid. Ja tõepoolest, selle antibiootikumi mõjul me näeme siin, et kus on antibiootikumi töötus B-paneelil, need jagunevad bakterid surevad ära, aga need sinised uinunud, need jäävad siis ellu. Nii et bakterikultuuris on tihtipeale selliseid uinunud baktereid, kelle elutegevus on aeglustunud ja selle tõttu antibiootikum ei mõju, aga mingi aja pärast nad võivad ikkagi kasvama hakata ja see on probleem, võib siis põhjustada kroonilisi nakkusi ja antibiootikumi siis ebaefektiivsust. Ja need eelmised katsed olid meil lihtsalt bakterikultuuris, aga nüüd on küsimus, et mis toimub siis reaalse nakkuse käigus ja siin on meil siis kusepõie nakkus, kus siis bakterid võivad kusepõie epiteeli siseneda ja tegelikult on siis imetaja meie raku sees. Ja siin on meil selle noolega on näidatud, kuidas siis bakterid seal raku sees on, need sinised, 3 sinist täpikest on siis bakterid, mis põhjustavad rakusisest nakkust. Ja põhimõtteliselt meie katse ongi selline, et me siis nakatame rakukultuuri ja vaatame, mis selle bakteriga siis juhtub, kui me rakendame ka antibiootikumi töötlust. Ja tõepoolest siis siin on nüüd siis näha, et imetaja raku sees bakterid muutuvad selliseks uinunud olekusse lähevad, nii et siin alguses on uinunud baktereid vähe ja me näeme, et rakusisesed bakterid, seal see punasega näidatud uinunute populatsioon suureneb ja siis rakuvälised, seal nemad hakkavad aktiivselt jagunema ja me näeme siis sellist suurt rohelisega näidatud jagunevate bakterite hulka. Ja nüüd, kui me antibiootikumi siis ravi teeme, antibiootikumi töötlus, siin on 2 antibiootikumi ja mõlemal juhul siis rakusisest nakkust me siis näitame siin punaste sümbolitega, rakuvälist mustadega ja me näeme, et rakusisese nakkuse puhul jäävad mõned bakterid alles. Nii et, ja seda me näemegi, et need mitte jagunevad uinunud bakterid, need on siis ka rakusiseselt väga raske on sellist nakkust antibiootikumiga lõplikult alla suruda. Järgmine küsimus alati tekib, et kui sa tahad hea publikatsiooni saada, siis missugused on need molekulaarsed mehhanismid, et kuidas sellised uinunud bakterid tekivad ja tõepoolest väga palju siis teadlastel on olnud kiusatus, et mingid molekulaarsed mehhanismid sinna siis nende antibiootikumi ebaefektiivsuse kohta siis siduda ja me oleme väga palju siis selliseid andmeid üle analüüsinud ja toonud välja neid probleeme, mis on sellises kirjanduses ja toonud selliseid kriitilisi publikatsioone, et meil ei ole siin tegelikult ühtset uinumise mehhanismi ja vaevalt, et seda ka tuleb, et väga paljudel eri viisidel võib see bakter siis sellesse uinunud olekusse minna. Ja siis järgmine küsimus on, et mis siis edasi, kuhu kohta me liigume. Me alustasime sellisest lihtsalt bakteri kasvatamisest ja siis ma rääkisin teile rakusisesest nakkusest, kus meil on juba mingisugune peremehe komponent ja järgmine muidugi on, et mis juhtub nakkuse käigus, et praegu alustame siis loommudelites vaatamaks, kui kiiresti bakterid jagunevad, millises füsioloogilises seisundis nad on. Ja loomulikult siis
kogu selle ala juures järgmine küsimus on, et mis siis juhtub reaalsete haiguste juures. Ja tõepoolest selliste persisteritega, antibiootikumi aeglase toimega seostatakse mitmeid kroonilisi nakkuseid. Kõige tuntum tõenäoliselt on tuberkuloos. Tuberkuloosi tekitaja on üldiselt antibiootikumidele tundlik, võiks nagu kohe ära surra, kui sa selle antibiootikumi peale paned. Esimesed ravid paraku siiski kestsid aasta aega, nüüd on uuemad antibiootikumide kombinatsioonid, mis kestavad 5 kuud, aga ikkagi. Ja tuberkuloosi sellise pika ravi põhjus ongi just nimelt nende persisterite olemasolu. See tähendab seda, et tuberkuloosi tekitaja on tüüpiliselt sellises uinunud olekus ja sa pead ootama, millal ta jälle üles ärkab. Kroonilised kuseteede nakkused, sellest ma rääkisin, et ka seda mudelit me oleme vaadanud, siis, kuidas siis bakter rakusiseselt siis on antibiootikumile tundetu. Süstilise vibroosi patsientidel, nendel on hingamisteede nakkuseid raske ravida. Just nimelt selle tõttu, et mitte kõik bakterid ei ole tundlikud. Liigestesse kroonilised nakkused, liigeste implantaadid, jällegi üks küsimus, miks need on raske ravida, on see, et seal on selliseid uinunud baktereid. Ja mis siin on siis antibiootikumi väljatöötamisel ka probleem olnud ja on tegelikult siiamaani, et esimene katse, mis tehakse uurimaks, kas meil on olemas mingi antibiootikumi kandidaat, siis vaadatakse, kas ta surub alla bakterite kasvu. Aga keegi tegelikult ei uuri siis mingisuguses sellises mudelis, kas ta tapab ka selliseid uinunud baktereid. Ja selleks olekski siis vaja ja selles suunas me mõtleme, et tekitada seal mingisugune läbimurre, et välja pakkuda selliseid katsesüsteeme, kus siis saaks uurida, kuidas antibiootikumid ja antibiootikumi kombinatsioonid nendele persisteritele mõjuvad. Ja siis võib-olla kokkuvõtteks, et bakterirakud on võimelised diferentseeruma erinevate omadustega rakutüüpideks. Erinevad rakutüübid on ka antibiootikumidele erineva tundlikkusega. Ja tulemuseks on see, et mitmed kroonilisi haigusi on raske ravida antibiootikumiga ja selles suunas on siis vaja tehnoloogia ka edasi minna. Ja loomulikult on meil selles suunas siin olnud väga palju kaastöölisi, seid erinevalt ma olen välja toonud need inimesed, kes on nagu suuremas kirjas, need inimesed, kes on just selle persistorite projektiga töötanud otseselt. Niilo Kaldalu ja Marta Putrinš ja Arvi Jõers moodustavad selle kogenud teadlaste tuumiku meil selle suuna osas. Ja loomulikult siis rahastused jälle, Euroopa Liidu lipp sai siia jäi nüüd panemata. Selles ma olen süüdi, aga Tehnoloogia Instituudi osas tõesti ma arvaks, et selle bioloogilise poole pealt meie Wellcome Trusti rahastus oli päris kriitilise tähtsusega, et me nooruse 1 majasse saaksime kolida, kuna selle osas me tahtsime juba olla suhteliselt, ka enne me olime Riia tänaval, Riia 23 Tümrimajas ja juba plaanisime seda, et me saaksime suhteliselt iseseisvaks ka aparatuurses mõttes ja tegelikult ostsime palju sellist kriitilist aparatuuri, mis sai siis nooruse 1 majas üldkasutatavaks aparatuuriks ja võimaldas siis koos Andrese ja Mardi ja Reedaga sinna uude majja kolida. Ja aitäh kuulamast! Aitüma! Kas on küsimusi Tanelile? Võib küsida ka mitte bakteritega seotud küsimusi, ma usun. Keegi, tundub, et su kolleegid kõik teavad, mida sa teed ja
ja neil küsimusi ei ole. Aga ma küsiks sellise okasroosikesega seonduva küsimuse, et ma saan aru, et nendega sa tegeled kõige rohkem. Ma ei tea, võib neid hellitavalt okasroosikesteks nimetada? Jah, vast jah. Kas sellele persisterile mingisugust eesti keelest kaunsimat terminit ei ole välja pakutud või see on... No jah, peaks nagu mõtlema see, kuidas see okasroosike võib-olla ongi hea termin. Selge, aga suur tänu!